Skandinaavia. See on Euroopa põhjaosa, kus mäed, metsad ja meri moodustavad ühe võimsa terviku. Siin elasid rahvad, kes olid harjunud karmide oludega ja õppinud merd tundma nagu oma koduteed. Neid kutsuti skandinaavlasteks, tänapäeva rootslaste, norralaste ja taanlaste esivanemateks. Nende seas olid viikingid, vaprad meresõitjad, seiklejad ja käsitöölised, kes muutsid Euroopa ajaloo kulgu. Viikingid ei olnud ainult sõdalased, nad olid ka põlluharijad, karjakasvatajad ja kaupmehed. Nende elu oli seotud looduse rütmidega. Kevadel külvati, suvel purjetati, sügisel kaubeldi ja talvel jutustati saagasid. Viikingite laevad olid kerged ja kiired, sobides nii avamerele kui kitsastele fjordidele. Nende vaprus ja uudishimu viisid nad kaugetele maadele, kus nad kohtusid teiste rahvaste ja kultuuridega. Viikingid purjetasid üle Läänemere ja Atlandi ookeani, avastades uusi maid ja rahvaid. Nad jõudsid Inglismaale, Prantsusmaale, Hispaaniasse ja isegi Põhja-Ameerikasse. Rootsi viikingid sõitsid mööda jõgesid Venemaale ja Bütsantsi, kus neid palgati keisri ihukaitsjateks. Norrast pärit meresõitjad jõudsid Islandile ja Gröönimaale, rajades sinna asulaid. Mõned neist jõudsid isegi Ameerika rannikule, sajandeid enne Kolumbust. Üks kuulsamaid viikingeid oli Norra kuningas Olav Tryggvason. Lugu räägib, et lapsena sattus ta koos emaga orjusesse Eestis, kui nende laev rünnati ja meeskond tapeti. Olav viibis vangis 6 aastat, enne kui ta vabaks osteti. Hiljem sai temast Norra kuningas, kes levitas ristiusku ja ehitas suuri laevu. Nii on Eestil oma koht viikingite loos. Meie rannikud olid nende teekondade osa, koht, kus ajalugu põimus. Viikingite laevad olid tõelised meistriteosed. Kerge raam, madal süvis ja draakoni peaninas. Need laevad olid nii sõjaretkedel kui ka kaubareisidel. Viikingid olid osavad sepad ja kunstnikud. Nad valmistasid kauneid ehteid, relvi ja tarbeesemeid, mis olid kaunistatud keeruliste mustritega. Ka Eestis on leitud viikingiaegseid esemeid, käevõrusid, prosse ja relvadosi, mis näitavad, et viikingid kauplesid ka siin. Viikingite kodud olid pikmaad, suured ühised ruumid, kus elati koos pere, sulaste ja orjadega. Õhtuti mängiti lauamänge, jutustati lugusid ja kuulati saagasid. Naised olid hinnatud majapidajad ja käsitöölised. Mõni tegutses ka kaupmehena. Viikingite ühiskonnas oli tähtis ausus, vaprus ja oskus oma pere eest hoolitseda. Kuigi orje leidus, olid paljud inimesed vabad talupojad, kes otsustasid asju rahvakoosolekutel ehk tingidel. Viikingid uskusid jumalaid nagu Odin, Thor ja Freyr. Odin oli sõja ja tarkuse jumal. Thor kaitses inimesi oma vasaraga. Nad uskusid, et langenud sõjamehed jõuavad Valhallasse, kus Odin neid vastu võtab. Kui viikingid rändasid Euroopasse, kohtusid nad ristiusuga ja võtsid selle tasapisi omaks. Nii hakkasid Skandinaavias kerkima puukirikud. Mõned neist seisavad tänaseni. Viikingite jälgi leiab ka Eestis. Meie rannikud olid osa nende mereteedest, kus peatusid laevad teel Venemaale või tagasi Skandinaaviasse. Arheoloogid on leidnud viikingiaegseid esemeid Saaremaalt, Viljandist ja Läänemaalt. Need leiud näitavad, et Eesti oli viikingite maailmas oluline. Siin kaubeldi, peatusid laevad ja vahel toimusid ka lahingud. Viikingite maailm ei olnud meist kaugel. See oli osa meie enda ajaloost.